Joo mees. Joo mees. Sa ei kujuta ette, mis ma avastasin just. No mis? Kas teadsid, et vabatahtlik päästja ei ole tegelikult mitte mingi superkangelane? Ta on täiesti tavaline inimene nagu meie kõik. Ta võib olla su klassikaaslane, töökaaslane, ma ei tea, kes iganes, keegi, kellel on tahet ja võimet päästa teist inimest. Mis sa arvad, kas sa oleksid tahteline sellele? Mis sa arvad, kas sa tahaksid olla äkki vabatahtlik päästja koos minuga? Ei no, see kõlab väga hästi, aga ma ikka pean mõtlema selle peale. No selge, ma annan sulle üks päev aega ja siis homme kohtume jälle. Davai. Davai. Vabatahtlikuks päästjaks hakkamine annab mulle palju kasulikke kogemusi ja oskusi. Ma õpin esmaabi andmist, tulekahjudest tegutsemist ning seda, kuidas kriisiolukordades rahulikuks jääda. See aitab mul olla valmis erinevateks ootamatuteks olukordadeks ka igapäevaelus. Lisaks arendab see minu füüsilist vormi, vastutunnet ja distsipliini, mis on ka kasulikud. Vabatahtlik pääste õpetab hästi meeskonnatööd, sest päästes ei saa keegi üksi hakkama. Õpin inimesi osaldama ja teistega koostööd tegema. Samuti saan palju uusi tuttavaid ja sõpru, kellega on ühised huvid ja eesmärgid. See kogemus võib olla kasulik ka tulevikutöös, sest näitab, et olen aktiivne, julge ja valmis teisi aitama. Kui soovin kunagi töötada päästes, politseis, kaitseväes või meditsiinis, annab vabatahtlik töö mulle juba palju teadmisi ja kogemusi ette. Kõige olulisem on aga see, et saan aidata inimesi hetkedel, kui nad abi kõige rohkem vajavad. Teadmine, et minu tegevus võib kellegi elu paremaks või turvaliseks teha, annab tugeva ja hea tunde. Joo mees. Kas sa jõudsid mu pakkumisi üle järele mõelda? Tead, ma mõtlesin küll ja see on nii palju positiivset külge, et me ikka vist peab tulema. See on küll super uudis. Aga lähme päästame siis koos elusid. Lähme päästame. Mis?